Tervist! Täna võtame koos teiega ette ühe teema, mis on finantsturgudel viimasel ajal ikka päris palju tähelepanu saanud. Tervist, jah, just nii. Räägime väärismetallidest, kullast, hõbedast, plaatinast ja nende, üsna märkimisväärsest hinnatõusust. Just, ja meil on siin aluseks üks põhjalik analüüs, mis tugineb herause materiaalidele. Täpselt. Ja meie ülesanne ongi sealt teie jaoks neid kõige olulisemad tähelepanekud välja noppida. Püüame aru saada, mis seal taga on. Just. Et mis neid rekordilähedasi hindu ikkagi põhjustab, vaatame iga metalli natuke eraldi ja üritame mõista just selle konkreetse analüüsi valguses neid laiemaid tagamaid ja nüansse. Lähme siis asja juurde. Lähme jah. Alustame kullast. Hinnad on kerkinud tasemetele, mida pole ammu nähtud. Lähenevad lausa $4000 untsist. Päris muljetaval. Alles hiljuti oli see hind seal $3949 kandis untsi kohta. Ja see analüüs, mida me kasutame, toob välja selle ennen FOMO-efekti hirm ilma jääda, eks ole? Just. See tundub olevat investorite seas praegu kuidagi eriti tugev. Isegi tugevam kui soov, kasumit võtta. See kõlab päris võimsalt, jah? On küll. Ja tehniliselt öeldes on turg tegelikult üle ostetud. See on selline termin, mis tavaliselt tähendab, et hind on tõusnud väga kiiresti. Ja võiks oodata peatset korrektsiooni. Et varasemad ostjad hakkavad kasumit võtma. Aga praegu ei hakka. Aga praegu justkui ei hakka, jah. Hinnatõus jätkub jõudsalt, see näitab, et see ostuhudi on ikka erakordselt tugev ja püsiv. Tekib küsimus, et kaua see niimoodi kesta saab, enne kui see korrektsioon ikkagi tuleb? Täpselt. Ja üks asi, mis seda ostuhuviga peegeldab, on kulla ETF-ide ehk börsil kaubeldavate fondide mahu kasv. Need on need fondid, mis hoiavad füüsilist kulda iseäks ja mille osakutega saab kaubelda. Just. Väga lihtne viis kullasse investeerida. Ja septembris saavutasid need fondid maailmas viimase 2 aasta kõrgeima mahu kokku hoiti seal. 97,2 miljonit untsi kulda. Ohoo, see on päris suur kogus. On. Ja see on tervelt 17% rohkem kui aasta alguses. Ka viimasel vaadeldud nädalal jätkus raha sissevool neisse fondidesse 6 päeva järjest, lisades kokku, üsna muljetavat 603 000 untsi. 6 päeva järjest? Jah. Tõsi, päris nädala lõpus see tempo natuke aeglustus, aga trend on ikkagi selge. Nii et ühelt poolt tehnilised näitajad nagu karjuvad ettevaatust, aga teiselt poolt raha aina voolab sisse ja see FOMO tundub olevat päris reaalne jõud. Just nii. Aga te mainitsite ka, et analüüs toob sisse laiema pildi. Seal on jutu USA valitsuse kulutustest ja isegi sellest võimalikust tööseisakust ehk shutdownist. Kuidas see kullaga seostub? On see ka üks põhjus, miks ostetakse? Analüütikud, kellele see materjal viitab, ütlevad, et kuigi need poliitilised vaidlused seal rahastamise üle pole Ameerikas midagi uut. Need on ju viimase 50 aasta jooksul olnud lausa 21 korda. Tõesti nii palju? Jah. Siis tegelikult need lühiajalised seisakud ei olegi kulla hinnajookse kõige olulisem tegur. Palju tähtsam on see pikem trend ja üldine pilt, ehk siis USA valitsuse eelarve puudujäägi suurus ja kulutuste tase laiemalt. Ahaa! Ja tundub olevat üsna suur üksmeel, et olenemata nendest lühiajalistest poliitilistest tõmblemistest on suuremad valitsuse kulutused pikemas perspektiivis üsna tõenäolised. Mis omakorda võib tähendada mida? Dollari nõrgenemist. Täpselt. Selline eelarvepoliitika, kus kulutatakse rohkem, kui teenitakse ja riigivõlg kasvad, see võib pikemas plaanis dollari väärtust nõrgestada. Ja siin tulebki kuld mängu. See klassikaline turvasadam. Just. Ajalooliselt on kuld olnud just selline vara, mida investorid kipunud ostma, kui kardetakse inflatsiooni tõusu või dollari väärtuse langust. See on nagu, kindlustuspoolis selliste riskide vastu. Selge. Ja lisaks sellele eelarve poolele on ka Föderaalreservi ehk USA keskpanga liikmed ise viimasel ajal, väljendanud mõningast ebakindlust intressimäärade tuleviku osas. Aga mis see turg ootab? Turg, eriti futuuriturul kauplejad, ootavad jätkuvalt, et Fed langetaks selle aastal intressimäärasid veel 2 korda, mõlemad 0,25% punkti võrra. Ja madalamad intressid on kullale head? Üldiselt küll, jah. Madalamad intressimäärad teevad kulla hoidmise suhteliselt atraktiivsemaks, kuna kuld ise ju intressi ei tooda. Kui intressid on madalad, on see alternatiivkulu kulla hoidmisele väiksem. Nii et kui need turuootused intressilangetuste osas täituvad, on see kullale pigem toeks. Selge pilt. Nii et meil on siin kokku mängimas nii see investorite psühholoogia, see FOMO, kui ka täiesti reaalsed makromajanduslikud ootused.
valitsuse kulutuste kasv, intresside langus. See kombinatsioon tundub päris vaimas kütus sellele rallile. Vähemalt praegu tundub nii, jah. Hea küll. Kullast saime pildi selgemaks. Aga liigume nüüd hõbeda juurde. Tundub, et hõbe ei ole lihtsalt kulla sabast sõrkinud, oid on sel aastal isegi kullast paremini esinenud. Tõepoolest on. Hõbeda tähelend on olnud isegi silmapaistvam. Hind on kerkinud lausa 14 aasta kõrgeimale tasemele, üle $48 untsist. Viimati oli hind isegi $48,669. Mis hõbeda puhul siis toimub? No suures plaanis mõjutavad hõbedat täpselt samad makromajanduslikud tegurid, millest just kulla puhul rääkisime. Seesama intressioootus, valitsuskulutused, dollari võimalik nõrgenemine. Aga seal on mingi lisategur ka. Just, hõbedal on võrreldes kullaga üks oluline lisatugi, mis tuleb tööstusest. Jaa, tööstuslik nõudlus. Täpselt. Hõbe on lisaks investeerimise ja ehtemetallile ka väga oluline tööstuslik tooraine. Seda kasutatakse üha rohkem näiteks päikesepaneelides, sest see juhib elektrit väga hästi. Ja elektroonikas ka vist. Jaa, väga paljudes elektroonikaseadmetes, meditsiiniseadmetes, autotööstuses, eriti elektriautodes. Kuna see rohepöördega seotud tehnoloogia nõuab üha rohkem hõbedat, siis see kasvav tööstuslik nõudlus annabki hõbeda hinnale täiendava struktuurse toe, mida kullal samal määral ei ole. See on huvitav erinevus. On küll. Ja just see kombinatsioon, tugev investeerimisnõudlus ja kasvav tööstuslik nõudlus ongi viinud selleni, et hõbeda hind on selle aasta algusest kerkinud uskumatud 64%. 64%? See on ikka päris palju. On küll. Sellega on ta selgelt edestanud kulda ja liigub üha lähemale oma ajaloolisele rekordtasemele. See jääb sinna $10 kanti untsist ja pärineb aastast 2011. Kas hõbeda ETF-idesse voolab ka raha? Jaa, sarnaselt kullale näeme ka hõbeda ETF-ides tugevat raha sissevoolu. Eelmisel vaadeldud nädalal lisandus fondidesse netos 10 miljonit untsi hõbedat. 10 miljonit untsi nädalaga? Jaa, ja aasta algusest on kasvanud 17%. Kokku hoitakse nendes fondides nüüd 828 miljonit untsi hõbedat. Aga siin on huvitav nüanss. Mis see on? See praegune tase on endiselt märkimisväärselt madalam kui 2021 aasta tipus. Siis hoiti ETF-ides üle 1021 miljoni untsi. Üle miljardi lausa? Ja, see nagu viitaks, et võib-olla on investorite huvi kasvuks veel ruumi. Või siis, jah, see tõstatab samas ka teravalt küsimuse selle ralli jätkusuutlikkuse kohta. Eriti nii kiire tõusu järel. Nagu kulla puhulgi näitavad tehnilised indikaatorid ka hõbeda turul selgelt üleostetud seisu. Ehk siis riskkorrektsiooniks on olemas? Täiesti olemas, jah. Kui mingil põhjusel peaksid investorid hakkama hõbeda ETF-idest raha välja võtma, võib see vallandada üsna järsu hinnalangese, eriti arvestades seda kiiret tõusu. See tööstusliku nõudluse pool on tõesti oluline erisus kullaga võrreldes. Tundub nagu tugev pikaajaline argument hõbeda kasuks. Aga samas see analüüs toob välja vähe huvitava vastuolu või vähemalt tähelepanuväärse detaili. Räägi lähemalt. Nimelt, et USA füüsilise hõbeda nõudlus just jaemüügi tasandil näitab hoopis nõrgenemise märke. USA rahapaja poolt müüdud ametlike hõbemüntide nagu American Silver Eagle müük on langenud üle poole võrreldes eelmise aastaga. Üle 50% langus. Jah, augusti seisuga oli neid müüdud 8,8 miljonit untsi, aga aasta varem samaks ajaks oli see number 17,7 miljonit untsi. Kuidas seda tõlgendada, see nagu ei lähe kokku selle pildiga, et raha voolab ETF-ides ja hind rallib. See on väga hea ja oluline tähelepanek, jah. See võib tõepoolest viitada teatud lahknevusele turu eri segmentide vahel. Et suur raha teeb üht ja väike investor teist. Midagi sellist, jah. Ühelt poolt on meil see suur institutsionaalne ja, ütleme, spekulatiivne raha, mis voolab ETF-idesse, ajab hinda futuuriturgudel üles. Teiselt poolt aga näeme, vähemalt USA turul, et jaeinvestorite huvi füüsiliste müntide ja kangide vastu on selgelt vähenenud. Mida see siis täheldada võiks? No üks võimalus ongi, et need kaks turusegmenti liiguvadki praegu eri suundades. Võib-olla peegeldab see ka muutust selles, kuidas investorid eelistavad hõbedasse investeerida. Et eelistatakse paberihõbedat? Võib-olla. ETF-ide tiirid on ju likviidsemad ja lihtsamini kaubeldavad kui füüsiline metall, füüsilisega kaasnevad hoiustamis- ja kindlustuskulud. Tõsi. Ja oluline on ka meeles pidada, et see allikas viitab spetsiifiliselt USA rahapaja müntide müügile.
globaalne füüsilise hõbedanõudluse pilt näiteks Indias võib olla hoopis teistsugune. Aga ikkagi huvitav signaal, et pilt ei pruugi olla nii ühene. Kindlasti. See viitab jah, et asi pole nii lihtne, kui ainult hinnagraafikut vaadates tundub. Tõepoolest, see paneb mõtlema jah, et kas see ralli on rohkem finantsturgude spekulatiivse poole või reaalse füüsilise nõudluse poolt veetud. Huvitav. Aga lähme edasi kolmanda väärsmetalli juurde, plaatina. Plaatina on ka kaasa tulnud, jah? On küll. Eelmisel nädalal ületas plaatina hind $1600 untsist. See on lausa 12 aasta kõrgeim tase. Viimati oli hind $1639, aga siin läheb asi eriti huvitavaks, kui vaadata hindu eri valutates, nagu analüüs ütleb. Täpselt nii. Plaatina puhul tuleb mängu veel üks oluline tegur, valutakursid. Kui me vaatame hinda dollarites, siis jah, 12 aasta kõrgeim, aga mitte veel ajalooline rekord. Aga muudes valutates? Aga kui vaatame hinda näiteks Jaapani jeenides, siis eelmisel nädalal saavutas plaatina jeenides kõigi aegade rekordtaseme. Ületasigi 2008. aasta finantskriisi tippu. Jõudis üle 7631 jeeni grammi kohta. Uskumatu. Rekordlausa. Jah, hiljem hind küll jeenides veidi taandus, sest jeen ise tugevnes dollari suhtes, aga see näitab, kui kallis on plaatina praegu Jaapani tarbija ja investori jaoks. Ja Jaapan on oluline turg plaatina jaoks. Ajalooliselt väga oluline, nii ehete kui ka investeeringute jaoks. Ja kui hind on kohalikus valutas nii erakordselt kõrge, siis see suurendab riski, et nõudlus hakkab seal kahenema. Lihtsalt muutub liiga kalliks. Loogiline. Aga Euroopas? Euroopas on hind ka kõrge, ligineb 45 eurole grammi kohta, aga jääb siiski veel allapoole 2008. aasta tippu, mis oli seal 49 euro kandis. Nii et Euroopa vaatest pole pilt nii ekstreemne kui Jaapanis. Ja siis on veel see tootjate pool, Lõuna-Aafrika. Just. Lõuna-Aafrika on maailma suurim plaatinatootja ja sealsete kaevandajate jaoks on oluline see NN4E metallide korvi hind kohalikus valutas, randis ehk CAR-is. 4E. Plaatina, pallaadium. Plaatina, pallaadium, roodium ja kuld. Need kaevandatakse sageli koos. Ja see 4E korvi hind randides on tõusnud tublisti üle 30 000 randi 4E untsi kohta. See kõlab hästi tootjatele. Väga hästi, jah. Seda toetavad nii kõrgemad plaatina ja pallaadiumi hinnad kui ka need kõrvalsaadused nagu roodium ja iridium ja see on nii isegi arvestades, et rand ise on viimasel ajal tugevnenud. Praktikas tähendab see, et enamik Lõuna-Aafrika tootjad teenib praegu väga korraliku kasumimarginaale. Isegi kui tootmiskulud on kõrged. Jah, isegi siis. Nii et sama metall, plaatina, aga eri valutates täheldab täiesti erinevat asja. Ühes kohas rekord kallis ja pärsib nõudlust, teises kohas kõrge, aga mitte rekord, ja kolmandas kohas täheldab tootjatele pidupäeva. Just täpselt. See illustreerib väga hästi, kuidas valutakursid mõjutavad ühe ja sama tooraine hinda ja selle majanduslikku mõju väga erinevalt eri regioonides. See lisab veel ühe keerukuse kihi nende turgude analüüsimisel. See ei ole ainult dollari lugu siis? Ei ole jah. On ka jeeni, euro ja randi lugu. Väga oluline punkt. No, võtame siis korraks kokku, mida me sellest Herause analüüsist täna teada saime. Näeme väga tugevat ja laiapõhilist ralli kullas, hõbedas, plaatinas. Ja seda veavad mitmed tegurid koos. Jah, tundub küll. Esiteks need makromajanduslikud ootused. Eriti USA valitsuse tulevased kulutused ja Fedi võimalikud intressikärbed, mis võivad dollarit nõrgestada. Teiseks tugev investeerimisnõudlus. Need suured rahavood ETF-idesse ja see mainitud FOMO-efekt. Hirm ilma jääda. Just. Kolmandaks, metallispetsiifilised tegurid. Hõbeda puhul see kasvav tööstuslik nõudlus rohetehnoloogiates ja plaatina puhul need keerulised valuutakursi mõjud eri turgudel. Täpselt. Niisiis, mida see kõik teie jaoks tähendab? Loodetavasti andis see arutelu teile parema konteksti ja sügavama arusaama sellest, mis praegu väärismetallide turgudel toimub, tuginedes just sellele konkreetsele analüüsile. See pilt ei ole ühene ega lihtne. Ja kokkuvõtlikult võib öelda, et me näeme praegu turgudel mitme võimiste jõu koosmõju. Esiteks on see investorite meeleolu ja, karja käitumine. See FOMO ja raha jällitamine, mis voolab ETF-idesse. Sentiment. Just. Teiseks on fundamentaalne nõudlus. Tööstus vajab hõbedat üha rohkem. Füüsilise kulla ja hõbeda ostjad on olemas, kuigi nende aktiivsus võib erinevata, nagu nägime USA füüsilise hõbeda näitel. Fundamentaalnäitajad. Jah.
kolmandaks on makromajanduslik poliitika ja selle ootused. Föderaalreservi sammud, valitsuste eelarvepoliitika loovad tausta. Ja neljandaks, nagu plaatina näitel eriti selgelt ilmnes, on oluline ka valuuta dünaamika. Kõik need koos sentiment, fundamentaalnäitajad, poliitika ja valuutad loovadki selle praeguse võimsa, aga potentsiaalselt ka väga heitliku ja volatiilse tõusu väärismetallide turgudel. Väga hea kokkuvõte. Ja õpetuseks nagu ikka üks mõte teile edasiseks kaalumiseks, mis tugineb otseselt sellele, mida just arutasime, eriti hõbeda puhul. Kuulame huviga. Kui meil on ühelt poolt need rekordilised või väga suured sissevoolud hõbeda ETF-idesse, mida peatakse pigem finantsinvestorite ja spekulantide mängumaaks. Ja teiselt poolt näeme vähemalt USA's jäämüügi tasandil füüsilise hõbeda nende müntide nõudluse olulist vähenemist. Mida see lahknevus võiks meile öelda selle kohta, milline investoritüüp praegu hõbedaturul domineerib? Huvitav küsimus, jah. Kas need on pigem lühiajalised kauplejad ja fondid, kes ajavad hinda üles paberil, või pikaajalised investorid, kes usuvad hõbeda fundamentaalsetesse näitajatesse? Ja mis see tähendaks? Just. Ja mis väelgi olulisem, kas see lahknevus selle enne paberihõbeda turu ja füüsilise turu vahel võid signaliseerida mingit varjatut haprust või riski turul, midagi, mis esmapilgul kõrgetest hindadest välja ei paistagi. Et kas see võib tähendada, et kui sentimendis peaks toimuma muutus? Siis võib korrektsioon olla eriti järsk. Selle mõttega me tänaseks lõpetamegi. Suur tänu teile selle põhjaliku arutelu jälgimise eest. Aitäh kuulamast!